Nii, aga head kolleegid, läheme edasi kolmanda küsimuse juurde ja kolmas küsimus on samuti peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Martin Helme ja teemaks on Eesti sõdurite saatmisest Ukrainasse. Martin Helme, palun. Aitäh. No just kõlas siin väide. Kristen Michal teatas, et me ju tahame, et Eesti riik püsiks. Vaat mina kuulan ja vaatan, mida valitsus siin teeb ja ausalt öeldes jääb küll mulje, et te teete täpselt vastupidist tööd. Et Eesti riik ja Eesti rahvas ei püsiks. Siin tuli välja eelmisel nädalal täiesti nagu ilma igasuguse hea põhjuseta peaministri pressiteade, kus Eesti nii-öelda näitab kogu maailmale eeskuju, et viime väed Ukrainasse. No sinna juurde käivad mingisugused sellised ilusad stratkomilikud sõnad, midagi tahtekoalitsioonist ja mina tegelikult ei tea, kes seal tahtekoalitsioonis peale Eesti on. Et Ameerika Ühendriigid on selgelt öelnud, et nad ei osale mingil moel sõjaliselt Ukraina konfliktis Venemaaga või Venemaa sissetungi vastases tegevuses. Soome ja Rootsi on öelnud, et nemad, või Soome, Rootsi ja Poola on öelnud, et nemad ei vii kindlasti. Suurbritannia ja Prantsusmaa on kõvasti rääkinud sellest, aga aprilli lõpus on selgelt märku andnud, et ega nad tegelikult mingeid vägesid suuresti sinna viia ei taha, vaid kui viivadki, siis nii-öelda jälle näpu otsaga sümboolselt ja kuhugile kaugele rindest nõunike vormis. Nii et jääb mulje, et Eesti on siis see ainus riik, võib-olla Läti või Leedu ka, kes lähevad uljalt siis oma sõduritega Ukrainasse sõtta. Ja mul on mõned suured probleemid sellega. Esimene asi on see, et see on Eesti-poolne osalemine Ukraina-Vene kuumas sõjas, mis viib meid sõtta Venemaaga. Sellega Eesti valitsus astub sammu, mis tõmbab kaela meile sõja Venemaaga. Et kas te olete hulluks läinud, ma küsin kõigepealt. Kas te tahate meie hävingut? Teiseks, kas te ei saa aru, et teised riigid, kellel on piir Venemaaga, nagu Soome või Poola, kes on selgelt välja öelnud, et ei, rinderiigina meie ei saa ennast nõrgestada. Ei ühegi mehega, ühegi kahuriga, ühegi laskemoona. Meie ei saa. Las need, kellel ei ole piiri Venemaaga, siis aitavad, nii nagu nad saavad, aga meie peame enda kaitse peale kõigepealt mõtlema. Miks te ei mõtle Eesti kaitsmise peale? Ja kolmandaks, meil on Eestis üle 10 000 Ukraina desertööri, keda Ukraina president on palunud, et saatke nad Ukrainasse sõdima. Miks me neid ei saada sinna? Miks me oma poisse saadame sinna surema? Jaa, aitäh, siin oli päris mitu küsimust. Kõigepealt kas küsimus, vastus ei. Aitäh selle küsimuse eest. Teiseks selgitan, kindlasti ei osale Eesti sõjategevuses, vaid jutt käib sellest, et kui lepitakse kokku poliitilisel tasandil rahu, milles osaleb ka Ameerika Ühendriigid, president Trump seda veab, üritab veenda diktaator Putinit, et see rahu oleks vajalik, nii et ma soovitaks hoidke president Trumpile ka pöialt, et tal see õnnestuks. Mina igal juhul hoian. Samas protsessis osalevad väga paljud Euroopa riigid, Emmanuel Macroni vedamisel Prantsusmaa, Keir Starmer, Ühendkuningriigid, paljud teised, isegi Itaalia samamoodi panustab. Nii et kõik tegelikult koos Brüsseliga, Euroopa Liiduga panustavad ja väljapoole Euroopa Liitu samamoodi, Kanadast Türgini. Nii et see on palju laiem tegevus. Nüüd riikide osalus erinevates protsessides, planeerimises on erinev, iga riik lõpuks otsustab ise. Küll on see number 10 ja 20 riigi vahel, kes täna juba on öelnud, et kui seal toimub heidutusväe moodustamine või rahu tagamine mingil moel, siis nemad on nõus sellesse panustama. Eesti tulenevalt Kaitseväe juhataja, Välisministeeriumi, Kaitseministeeriumi positsioonist formuleeris selle valitsuskabineti otsusena ja valitsuskabineti otsus anti ka avalikkusele teada. Mina olen varjamatult kogu aeg välja öelnud, et kui meie julgeolekut tagavad riigid, kelle hulgas näiteks on Ühendriigid, kelle hulgas on Ühendkuningriik, kelle hulgas on Prantsusmaa, sinna lähevad, siis meie osaleme ka muudes välismissioonides. Kui me räägime kompanii suurusest üksusest, siis Kaitseväe juhataja on välja öelnud, et see on umbes 150 meest. Võrdluseks ka avalikkusele öeldud, tegemist ei ole ajateenijate, vaid kutseliste lepinguliste kaitseväelastega. Täna meil on, või ütleme, suuremates missioonides on meil läbi aastate olnud umbes 100-130 meest pidevalt väljas. Iraagis samamoodi. Ja mind veidi hämmastab teie selline nahahoidlik hoiak, et ärme pahanda Venemaad. Vaadake, Venemaa ei vaja õigustust, et demokraatlike riikide kallal toimetada. Tänagi, kui meie siin parlamendis toimetame, Venemaa või Venemaaga seotud mängijad või sellised tegelased organiseerivad hübriidrünnakuid, küberrünnakuid ka muuhulgas Eesti vastu.
Nii et ma soovitaks mõelda sellest nii, et Ukraina püsiv ja õiglane rahu, selle tagamine on väga Euroopa Liidu asi ja on väga Eesti asi. Ja kutselised kaitseväelased osalevad ka tulevikus välismissioonidel, nagu nad teevad seda täna Iraagis ja mujal. Aitäh! Suur tänu ja Martin Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh! No kõigepealt ma mõned asjad peaks ümber lükkama, mis siit just tulid. Esimene asi on see, et USA on vastupidi väga selgelt öelnud, et nad ei osale Ukrainas, ja teiseks USA on väga selgelt välja öelnud, et need riigid, kes lähevad sinna sõtta nii-öelda sisse, et neid riike nemad kaitsma ei hakka NATO artikkel 5 all. Ehk kui meie läheme ise siis sinna sõdima, siis meie enam USA kaitsega arvestada ei saa. Ja see on väga tõsine asi. Teine asi, mida ma tahaks kutsuda mõistusele teid, et see ei ole Kaitseväe juhataja, kes otsustab, kas Eesti viiakse sõtta Venemaaga või mitte. See on ikka poliitikud. See vastutus on siin teil ja võib-olla Riigikogul ikka ka. Et niimoodi need asjad ei käi, et Kaitseväe juhataja tuli mingi nõuandega ja meie lihtsalt, okei. See on jabur on isegi sellist juttu kuulata. Kolmandaks, see, et me räägime siin mingisugustest palgasõdurite saatmisest sinna, see on täiesti irrelevantne. Need on Eesti mehed. Seal saab surma iga päev rinnetel kummalgi pool 100 inimesi. See on poole päeva kahuriliha Ukraina rinnetel. Neljandaks, ma ei tea mitmendaks, see teie pressiteade, mis oli, see ei rääkinud, et kui tuleb rahuleping ja kui rahulepingus on kokku lepitud ja kui kõik osapooled kaasa arvatud Venemaa on nõus, vot siis. Seda te seal niimoodi küll ei väljendanud. Meie ütlesime valitsuse poolt välja, et jah, meie läheme, me paneme kompani, kompani on seal 150 või natuke rohkem või vähem, oleneb, kui suur see kompani on, ja et me näitame kõigile teistele eeskuju. Ei räägitud sellest teie presside, pärast tuli Pevkur hakkas pehmendama, et ei, võib-olla me rindele ei lähe ja võib-olla meil on nõunikud ja nii, aga teie pressiteade rääkis sellest, et läheme huira. Te niimoodi ei saa, te tõmbate Eestile kaela sõja, see ei ole mingi nahahoidlikkus. See on põlastusväärne, on selliseid sõnu kasutada, kui te mängite rahva ellu jäämisega. Sellepärast, et te tahate tõestada kellegile läänes, et te olete tublikesed. See on põlastusväärne. Eestit niimoodi hävitada. Aitäh. Küsimusi oli siin nüüd vähevõitu, aga ma siiski püüan veidi vastata, et esiteks see teie tüli Kaitseväe juhatajaga olenemata, kes Kaitseväe juhataja on muidugi vana tava. Et kui te ütlete, et Kaitseväe juhatajat ei tule kuulata, see olgu teie arvamus. Mina kuulan. Minu arvates kaitseväelased ja Kaitseväe juhataja üldiselt räägib asjalikku juttu. Seda esiteks. Teiseks, praegugi, nagu ma olen öelnud, erinevatel aastatel Eestist üle 100 mehe kutselise kaitseväelase. Teie räägite palgasõduritest. See on ka selline, kuidas ma ütleks, vene släng veidi, eks ju. Mina räägin kutselistest kaitseväelastest. Osalevad välismissioonidel ja teevad seda ka tulevikus. Eesti riik osaleb välismissioonidel, et olla koos oma partneritega ja tagada maailmas julgeolek. Ukrainas toimuv on ikka väga meie asi. Ja ma üldiselt jään ikkagi selle juurde, et ma olen üllatunud sellise nahahoidlikkuse üle, et teile tundub, et Venemaa muutub kuidagi sõbralikuks, kui nendega lipitseda. Mina ei soovita seda. Ainukene asi, mida diktaatorid mõistavad, on jõud. Ja ma arvan, et Ameerika Ühendriigid on ka selles õigel teel, et nad saavad aru, et ka nendega mängitakse mänge. Ja ma arvan, et Trumpi ponnistused rahu saavutamiseks on igati asjalikud, nii et toetage seda. Aitäh! Suur tänu. Ja lisaküsimuse esitab kolleeg Varro Vooglaid. Palun. Ja aitäh! Ma pean ka alustama sellest, et protestin selle korduvalt kasutatud halvustava väljendi vastu nahahoidlikkus. Ei ole see mingi nahahoidlikkusega tegemist on elementaarse vastutustundlikkusega. Need on kaks täiesti erinevat asja. Seista selle eest, et meie riik ei sattuks sõtta Venemaa vastu, ei ole nahahoidlikkus. See on vastutustundlikkus ja mulle tundub, et teie peaministrina võiksite selle asja endale kiiremas korras selgeks teha. Sest see on kindlasti oluline osa ka riigimehelikkusest. Ei saa niisuguste asjadega opereerida üksteis loosungite tasandil. Teiseks, asi, mida te ütlesite, nagu meie ei tahaks kuidagi kuulata Kaitseväe juhatajat või nagu me suhtuksime ükskõikselt tema hinnangutesse. Jällegi, täiesti sihtmärgist mööda lastud hinnang teie poolt, sellepärast, et Kaitseväe juhataja, nagu te kindlasti teate, ei ole positsioonis, kus langetada poliitilisi otsuseid. On nii? Selle üle meil ju vaidlust olla ei saa. Kaitseväe juhataja ei langeta poliitilisi otsuseid, sellepärast, et ta ka ei vastuta ühegi poliitilise otsuse eest. Tema ülesanne on oma parima võimekuse kohaselt poliitilisi otsuseid ellu viia. Aga poliitilised otsused, muuhulgas otsus selle kohta, kas minna
välismissioonidele Kaitseväega või mitte, ei ole Kaitseväe juhataja langetada, vaid on parlamendi langetada, nagu te teate põhiseaduse kohaselt. Edasi. Minu jaoks on ka sügavalt arusaamatu, kuidas teie peaministrina saate väljendada valmidust saata Eesti Kaitseväe üksus Ukrainasse, kui ei ole üleüldse veel selge, millistel tingimustel tuleks seda teha. Esiteks on ju praeguseks juba selge, et ameeriklased oma üksusi sinna ei saada. Teiseks on selge ka see, et ameeriklased on öelnud, et kui need riigid, kes saadavad, satuvad seal sõjalisse konflikti Venemaaga, siis see ei käivita NATO artikli 5 kohast reaktsiooni. Nii et ärgu sellisel puhul ameeriklaste toetusele loodetagu. Ja sellepärast ma lõpetuseks küsin teie käest, kas on olemas mingisugune julgeolekuanalüüs, mis kaardistab ära need riskid, mis kaasnevad Eesti Kaitseväe kontingendi sinna saatmisega, millega siis ka meie Riigikogu liikmetena saaksime tutvuda? Kui seda ei ole, siis kuidas te saate üldse selliseid seisukohti väljendada, et te olete valmis Kaitseväega sinna saatma? Aitäh! Aitäh! Saan väljendada seda seisukohta, mis on valitsuskabineti ühine otsus, mis tugineb Kaitseväele, Kaitseministeeriumile, Välisministeeriumi hinnangutel. Seda saan väljendada. Ja valitsuskabineti põhimõtteline positsioon on sama, mis minul. Kui meie julgeolekut tagavad riigid osalevad Ukrainas, siis osaleme meie ka. Ja nii me oleme ka öelnud. Tegemist on kutseliste kaitseväelaste, mitte ajateenijatega. Välismissioonidel oleme ka varem osalenud. Ja ei maksa luua endale sellist ettekujutust, et minnakse lahingusse kuuma tsooni. Täna käib ju erinevate riikide pingutused, veel kord, nii Ühendriigid osalevad selles, kui Ühendkuningriigid, Prantsusmaa, Euroopa, paljud teised, et saavutada kestev rahu. Pärast seda, kui kestev rahu on saavutatud, saab ka Eesti osaleda heidutusrahuvalve mis iganes missioonil. Millises kapatsiteedis, millises täpses rollis, see on Kaitseväe planeerijate teha. See on nende töö. Nüüd selles, et me jääme paljudes küsimustes eriarvamustele, ilmselt jäämegi. Et minu jaoks olulises küsimuses, näiteks põhiseaduse muutmises, mäletan, et üks teie moodi mees oli puudu. Järjest olemegi eriarvamusel. Aitäh! Suur tänu, sellega lõpetame tänase 3. küsimuse käsitlemise.